Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Taaskord on siis kätte jõudnud aeg vaadata üle, mis sõnumid on kaartidel meil uueks algavaks nädalaks 12 tähemärgile. Ja võta seda kui meelelahutust ja ära võta seda siin kõike nii tõsiselt, et see on selline üldine lugemine, et kõik ei saagi ega pruugigi siin sinuga resoneeruda. Aga kui keegi leiab siit endale sõnumi ja juhatust, siis minu eesmärk siin on täidetud. Et nagu ma olen öelnud ka varasemalt, siis minu eesmärk siin sellel kanalil ei ole ennustada, vaid anda edasi läbi kaartide selliseid juhatavaid sõnumeid, mida sul siis võib-olla hetkel vaja teada on või kuulda vaja on. Mina usun, et kõik juhtub põhjusega ja kui sa oled sattunud kuulama seda kaardisõnumit, siis sellel on oma põhjus. Ja nagu ma ütlesin, see on selline üldine kollektiivne kaardilugemine. Aga kui sa soovid isiklikku kaardilugemist, siis saad seda minult tellida. Saad seda teha läbi minu kodulehe või siis kirjuta mulle, et minu kontaktid ja info on siin selle video all olemas. Ja tahan veel seda öelda, et mida selgem küsimus sul on, seda paremini kaardid vastavad, et mida selgem ja täpsem küsimus. Et minu kogemus on seda näidanud siiani. Aga täna siis kasutan lugemises tavalisi tarokaarte. Ja taaskord ma ei ole nüüd vist 2 lugemist kasutanud oma kõige erilisemaid kaarte, sageduskaardid. Täna siis kasutan taaskord neid kaarte. Olen nendest ka rääkinud varasemalt, tutvustanud neid veidi pikemalt ja kui sa soovid nendest kaartidest ise lugeda veidi pikemalt ja uurida, kust neid endale tellida saab, siis info on ka kõik selle video all siin olemas, et need ei ole tavalised nii-öelda tarokaardid või ennustuskaardid. Et need on hoopis teistmoodi kaardid, need on kaardid, mis tõstavad sinu sagedust. Aga nagu ütlesin, siis saad seda infot ise lugeda, panen selle info siia video alla. Et täna tulevad siis sõnumid nendelt kaartidelt. Ja muidugi tahan tänada kõiki teid, kes te olete hakanud minu kanalit jälgima ja pannud like ja kommentaare. Olen selle eest väga-väga tänulik, et ilma teieta ma seda kanalit siin ei peaks. Ja ausalt öeldes nende videode tegemine siin võtab minult väga palju aega ja energiat. Ja kui mul ei oleks teid, siis mul ei oleks ka seda jõudu, et seda kõike teha. Aga just see toetus ja see uute jälgijate tulemine annab sellist jõudu ja indu ja energiat juurde. Ja mulle väga meeldib see, mida ma teen, et see on minu väike selline hobi ja kirg. Aga hakkame siis vaatama, millised sõnumid on uueks algavaks nädalaks 12 tähemärgile. Ja tahan veel seda öelda, et sa ei pea vaatama ainult nii-öelda oma päikesemärki, et kui sa tead oma sünnikaarti ja sa tead, et sul on mingisuguseid isiklikke planeete näiteks, ma ei tea, kalades, siis võid ka kuulata kalade tähemärki, et ei pea kuulama ainult ühte tähemärki. Ja nagu ma ütlesin, võta siit kaasa endaga see, mis sinuga resoneerub, mis sind kõnetab ja ülejäänud jätta kõrvale. Jäär, vaatame siis, mis sõnumid on kaardidel sulle uueks algavaks nädalaks ja mida kaardid soovitavad.
ja esimeseks kaardiks on siin sauade 5. ja see on selline võistluse ja väikeste konfliktide, egode põrkumise energiaga kaart. Ja selle kaardi sõnum on see, et kui sul puudub siht või eesmärk, siis ei ole mõtet nagu tühja rapsida. Et sellel nädalal on millegipärast see oluline, et ära siis rapsi tühjalt sellel nädalal. Ja täitsa võimalik, et kellelgi võib tulla mingisuguseid selliseid väikseid võistlusmomente sellel nädalal ja ka päris võistlused, kas mingid spordivõistlused või midagi sellist võib tulla. ja keegi võib siin olla justkui nagu sellises kaitsepositsioonis, kas sina ise siis või keegi sellel nädalal sinu elus. Vaatame edasi. Müntide 4. Sellel nädalal tuleb läbi selline energia, et sa võid siin justkui millestki nagu kramplikult kinni hoida. Ja rahaliselt see kaart räägib sellisest koonerdamisest ja kokkuhoidmisest, et sellel nädalal sa võid siin oma rahaasju justkui nagu hakata üle vaatama ja kuskilt nagu kokku hoidma. Ja see kaart soovitab ka seda, et soovitab sul teha eelarve. Ja selline rahaline turvatunne on nagu olulisel kohal sellel nädalal, et tuleb selline energia läbi. Ja siis on karikate rüütel. Et sellel nädalal on väga oluline teha asju, mis pakuvad sinu südamele rõõmu. Et oma südame järgi elamine sellel nädalal on väga oluline. Ja vallalistel võib siin tulla mingisuguseid romantilisi ettepanekuid ja kohtinguid, täitsa võimalik kellegil. Et see on üldine lugemine, et muidugi kõigil ei pruugi see resoneeruda, aga kellegil võib. Et võib kellegiga tekkida selline külgetõmme. Ja selle kaardi sõnum on ka see, et ära kuule teisi sellel nädalal, vaid kuule enda südant. Ja nädala soovituskaardiks tuli karikate 7. Karikate 7 on selline unistuste ja valikute kaart. Et sellel nädalal võib tulla mingisuguseid selliseid valikuid, võimalusi mitmeid ja vaja teha otsuseid kellegil. Ja see kaart kutsub sind justkui nagu maa peale, et tule sealt pilvede pealt nagu alla. Et ära liialt unista ja fantaseeri ja nendes illusioonides ole, et see kaart nagu hoiatab, et sa võid siin midagi nagu liigselt fantaseerida, midagi nagu üle mõelda ilusamaks, kui see nagu päriselt on. Et sinna kaardil on peal ka lause, et ära lase illusioonidel oma otsuseid juhtida. Millegipärast on see sõnum kellegile sellel nädalal siin väga oluline. Ja siis sageduse kaardipakist tuli selline ilus kaart. Sellised ilusad delfiinid on siin peal. Ja ma natuke loen ka selle kaardi sõnumit. Delfiini heliplasma valgus. Ma aktiveerin delfiinide sofiaaniliku helilainelise südamekeele ja kilpkonna koodid, jumaliku heliarhitektuuri iidsed väravahoidjad, mis pärinevad Sofia magnetilise südame toonidest.
delfiinide, vaalade, merikilpkonnade, merihobude ja teiste kõrgsageduslike mereolendite poolt kiiratavad plasmasagedused edastavad valguskoode maa ookeanidesse, ankurdades galaktilist mälu ja tervendades planeedivõrke. Austraalia Queenslandi rannikualad hoiavad võimsat sõlmpunkti, kus kilpkonna koodid ärkavad. Et kõike ma ei hakka siit lugema, lugesin siit mõned sellised lõigud, mida ma tundsin, et on vaja ette lugeda. Ja mida see kaart siis tahab siin öelda sulle selleks nädalaks? Et kuula oma südant, nagu tuli siin ka selle karikaturüütliga välja, et see kaart ka kinnitab seda, et kuule hästi tugevalt sellel nädalal oma südant ja kasuta oma intuitsiooni. Ja nagu delfiinid ja merikilpkonnad liiguvad harmooniliselt omast keskkonnast, siis see kaart kutsub ka sinul leidma enda sees sellel nädalal sellist rahu ja voolavust ja usaldust elu vastu. Et luba endal aeg-ajalt aeg maha võtta ja lihtsalt olla. Ja siis siin oli veel sõnum Austraalia Queenslandi rannikualad. Ma ei tea, millegipärast ma tahan siin öelda seda, et kellegi jaoks võib see Austraalia ja Queenslandi rannikuala midagi tähendada. Et võib-olla kedagi siit kõnetab see. Kui sind kõnetab, siis palun pane kommentaar siia selle video alla. Aga selline ilus kaart tuli sulle selleks uueks algavaks nädalaks. Vot jäär, sellised sõnumid siis sulle tulid. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu. Ja kui sa ei ole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis kutsun sind seda tegema ja vajuta kellukese nuppu. Aga mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Sõnn, vaatame, mis sõnumid kaartidel on sulle ja mida kaardid soovitavad. Hakkame siit otsast vaatama. Esimeseks kaardiks sauade kuus. Ja see on selline edu ja tunnustuse energiaga kaart. Sellel nädalal võib siin kellelgi tulla sellist tunnustust ja kiitmist ja mingisugused autasusid. Ja jah, midagi sa võid siin sellel nädalal saavutada ja keegi tunnustab sind või sina kiidad või tunnustad kedagi teist. Et kuna see on selline üldine lugemine, siis kõik ei saa siin sinuga resoneeruda. Aga mingi saavutus ja edu ja võit kellelgi on siin sellel nädalal tulemas, et selline väga hea energiaga kaart. Ja siin on ka lause, et võitja väärib aplausi, et see kaart kutsubki sind ka iseend tunnustama ja kiitma. Et tegelikult me peakski ju iseennast kiitma. Ja järgmisena on siin müntide 8. Täiesti võimalik, et keegi võib siin alustada uue töökohaga, mingi uue asja õppimisega. See on selline meistri-kaart. Et keegi, nagu ma ütlesin, võibki alustada täiesti otsast millegi uue õppimisega, mingi uus oskus. Ja siin on lause, et loon teistele materiaalseid ja vaimseid väärtuseid. Sellel nädalal on see olulisel kohal.
see väärtuse loomine just, kas siis vaimselt või materiaalselt. Ja samuti kannatlikkus on sellel nädalal märksõnad. Kellelgi on vaja olla kannatlik sellel nädalal mingites olukordades ja situatsioonides oma elus. Ja karikate 8. See on sellise energiaga kaart. See on selline edasiliikumise kaart. Selle kaardi soovitus siin on see, et jäta maha see, mis sind enam juba ammu ei teeni. Et lase lahti millestki, mida sa tunned, millest sa oled juba ammu tahtnud lahti lasta. Ja eemaldu kõigest, mis ei paku sulle rõõmu ja mis ei toida sinu hinge. Ja keegi võib siin sellel nädalal täitsa võimalik, et ka reisile minna. Ja nädala soovituskaardiks tuli karikate 3. Ja see on selline tähistamine ja pidude energiaga kaart ja sellised erinevad kokkutulekud, suhtlemised. Ja selle kaardi soovitus selleks nädalaks ongi siin see, et võta vastu kõik kutsed, mis sulle antakse, saadetakse, kui sind kutsutakse kuskile pidudele, kokkutulekutele, tähistamistele, mis iganes sõbrad kutsuvad välja, siis võta kõik vastu, et sellel nädalal on selline soovitus sulle, et rõõmusta ja tähista. Rõõmusta ja tähista elu. Ja sageduse kaardipakist tuli selline kaart. Ja ma loen seda sõnumit siit natukene. Helendav kuumus. Ma olen transformatsiooni soojus. Ma kiirgan eesmärgiga. Ma tunnen emotsioone, mida ma kontrollin oma kõrgema teadvusega. See energia põletab läbi illusioonid, egokihid ja kahtlused. Sa kannad endas püha tuld, mis ei hävita, vaid toob hõõguvalt nähtavale ja esile. Sa oled sündinud transmuteeruma. Sa oled sündinud kiirgama. See ei ole läbipõlemine, see on sära. See on sinu keha ja hinge särav kuumus. Sul on lubatud kuumeneda, laieneda, pulseeruda. Taju neid sügavaid tundeid, mis tahavad esile kerkida, lase neil tõusta, mitte hävitamiseks, vaid vabastamiseks. Ma lugesin siit mõned lõigud, mida ma tundsin, et on vaja edasi anda. Ja selle kaardi sõnum on siin selleks nädalaks see, et sellised raskemad ja tugevamad tunded ei ole karistus, vaid võimalus sinu arenguks. Et see kaart julgustab sind oma tundeid nagu justkui läbi tundma ja kohtuma nendega julgelt. Et lase oma emotsioonidel tulla üles ja esile ja lase neil minna, ära jää nendesse kinni, et vabasta need. Et siin on see lause, et lase neil tõusta mitte hävitamiseks, vaid vabastamiseks. Et kellelgi on see sõnum vajalik siin sellel nädalal. Et luba siis endal tunda ka keerulisi tundeid ja tea, et need on täiesti loomulikud ja ära karda muutusi. Et selle
kaardi sõnum siin on see, et iga olukord elus, iga tunne, mis sul võib tulla, ka need raskemad olukorrad ja tunded tulevadki puhastuseks ja vabastamiseks. Et millegipärast see sõnum siin, sõnn sulle on vajalik selleks nädalaks. Ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidla nuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima. Vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Kaksikud, vaatame siis, mis sõnumid on sinule uueks nädalaks ja mida kaardid soovitavad. Esimeseks kaardiks on siin mõõkade kuninganna. Ja sellel nädalal on sul vaja olla siin selline natukene nutikas ja tark. Ja samuti ka aus nii iseenda kui ka teiste vastu. Et millegipärast on siin oluline sellel nädalal olla aus ja ka õiglane. Et siin on lause, et selgus ja tarkus juhivad mind tõe poole. Millegipärast see sõnum on kellelegi vajalik siin sellel uuel nädalal. Vaatame edasi. Sauade 5. See on selline väikeste võistluste, konfliktide kaart ja selline egode põrkumine. See kaart tuli ka minu meelest Jääral välja. Et kellelgi võib siin tulla sellel nädalal selliseid väikseid konflikte, egode põrkumise esile ja selle kaardi soovitus siin on see, et kui sul puudub siht, pole mõtet tühja rapsida, et kui sul ei ole seda eesmärki või sihti, siis pole mõtet nii-öelda siis tühja rapsida selles võistluses või konfliktis. Ja kellelgi võib siin tulla ka täitsa võimalik, et selliseid väikseid võistlusmomente sellel nädalal ja ka selliseid kas siis spordivõistlusi või mingisuguseid selliseid muid väikseid võistlusi võib kellelgi tulla ette. Ja keegi võib olla siin kaitsepositsioonis, kas siis sina ise või keegi sinu elus. Ja kohe järgmisena on siin sauade 10. See on selline ülekoormatus ja kohustused. Et kui sul on siin sellel nädalal või on olnud sellised olukordi, kus sa tunned, et sa oled nagu ülekoormatud ja sul on liiga palju kohustusi, siis nüüd on aeg võtta see hetk ja vaadata üle need kohustused ja koormad ja vaadata, kas sa saad midagi võtta vähemaks, midagi kellelegi teisele anda. Sest et enam niiviisi ehk siis vanaviisi edasi minna ei saa, sa lihtsalt ei jaksa enam. Et kellelegi on see sõnum siin oluline hetkel. Et vähenda oma koormat, selle kaardi sõnum siis selleks nädalaks. Ja nädala soovituskaardiks karikate äss.
ja selle kaardi soovitus siin on see, et hoia oma süda avatud. Hoia oma süda avatud uutele võimalustele, et sul võib tulla siin elus ette uusi alguseid ja just suhete osas. Ja see kaart väga tugevalt soovitab sul olla avatud uutele suhetele. Et midagi tahab siin kellelgi tulla, mingi uus algus suhete osas. Kas siis täiesti uus suhe või siis need, kes on suhtes, siis mingisugune järgmine etapp suhtes. Ja sageduse kaardipakist tuli selline kaart. Ja ma loen natukene, mis siin kaardi taga on kirjas. Hoolekandja Taaralt. Ma mäletan tulevikku enda sees, ma kehastan Taara elavat valgust. Ammu enne maa tekkimist kõrgemates dimensioonides 4D, 5D ja 6D sündis esimene inimrass, turaneusiamid, ehk siis taaralased, tulevased inimkonna esivanemad. Nad olid plasmavalgusest ja pühast ainest koosnevad ja kirgavad olendid, 4–5 meetrit pikad, piklikud koljud, kristallsinised silmad ja särav intelligentsus, mis peegeldas nende sügavat ühendust allikaga. Me kukkusime alla mineviku, kuid me liigume tagasi tuleviku ajaliinidele. Sa oled tuleviku inimene. Sa oled elav tarakehastus ja mälestus. Loo kontakt oma hoolekandjaga. Et mul on tunne, et keegi võib siin oma elus justkui liikuda sellisele uuele, täiesti teistsugusele tuleviku ajaliinile. Et ma ei tea, kui keegi see sõnum, mis ma siin ütlesin, kõnetab, siis kõnetab ja kui ei kõneta, siis ei kõneta. Aga kellegi jaoks võib see sõnum olla oluline. Selle kaardi sõnum siin on see, et sa oled oma päritoluga ühenduses. Et kõik mineviku ja tuleviku tarkused elavad sinu sees. Ja siin on see lause, et loo kontakt oma hoolekandjaga. Minu jaoks ütleb see seda, et loo kontakt oma sellise kõrgema minaga, et sellel nädalal on see oluline. Kaksikud, sellised sõnumid tulid siis sinule. Ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Olen sulle selle eest tänulik. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Vähk, vaatame, millised sõnumid on sinule uueks algavaks nädalaks. Ja esimene kaart siin, sauade 2. Ja see on selline otsuste ja valikute kaart. Kellegil võib tulla siin ette, et on vaja teha mingisugused valikud ja otsused, midagi on vaja planeerida. Ja keegi võib siin ka täitsa võimalik, et mingit reisi planeerida, et see on üldine lugemine, et siin kõigiga ei pruugi see resoneerida, aga kellegiga võib resoneeruda see. Ja vali siis julgelt, selle kaardi sõnum on siin see, et ära jää nagu liialt kauaks mõtlema ja toppama, et vali julgelt oma südame järgi ja liigu edasi. Ja siis on siin müntide rüütel. Sellel nädalal on olulisel kohal
rutiin. Millegipärast kellelgi on vaja seda teada. Ja on vaja olla selline sihikindel ja kannatlik sellel nädalal, et need on märksõnad. Selle nädala energiat ongi selline töökus ja rutiin. Ja kui sa millegiga alustad, siis vii need asjad ka lõpule. Ja mõõkade kuningas. See on selline tõekaart, et see kaart kutsub sind olema selline aus sellel nädalal ja ratsionaalne. Et on vaja teha siin mingisuguseid tarku otsuseid. Ja loogika ja tarkus on sinu teejuhid selleks nädalaks. Selline kaine mõtlemine on väga oluline. Ja kellelgi võib kellegiga tulla mingisugused selliseid vestluseid, kus siis ongi vaja olla selline aus ja võib-olla isegi natukene karm. See on selline tõekaart. Mingi tõde võib sellel nädalal tulla ka ilmsiks kellegil. Ja nädala soovituskaardiks tuli müntide kuninganna. See kaart kutsub sind olema sellel nädalal enda vastu selline hell ja nagu poputama ennast. Paku endale sellist küllust siis igas mõttes. Hoolitse enda keha ja meele eest, vaimu eest, hinge eest. Ja samuti hoolitse ka kõigepealt muidugi iseenda ja siis ka teiste eest. Ja tasakaalukus on sellel nädalal olulisel kohal. Tasakaalu leidmine. Ja sageduskaardipakist tuli selline kaart. Ja natuke loen, mis siin kaardi taga siis kirjas on. Aqua sinine vikerkaare päike. Ma olen Aqua Lassa maatriksis erav hingus. Siniste vikerkaare päikeste elav mälestus. Ma voolan kristallvette päikese aura kosmilise südame kaudu. Aqua sinised vikerkaare galaktilised päikesed pärinevad Aqua Lassa maatriksist, mis asub Andromeda südames. Nad toimivad ühe kõrgema dimensiooni päikese tähekehana, toetades planeedi üles tõusmist. Nende plasmaülekanded on põimitud maa kristalltuumaga, vabastades agualiinseid valgusvälju ja tundelisi auravälju, mis nüüd suhtlevad meie päikesesüsteemi vastsündinud Paljatoriani päikestega. Seda spetsiifilist sagedust pole meie planeedil olnud mitte kunagi meie ajaloos. See valgus ei pimesta, ta loob solaarse sümbioosi, mis tähendab, et kogu elav olemus sünteesib seda valgust enda sees puhtaks eluenergiaks. Ja siit tuleb läbi selline sõnum, et sellel nädalal sa võid tunda selliseid erilisi, spetsiifilisi energiat või siis sagedust. Et siin on see lause, et seda spetsiifilist sagedust pole meie planeedil olnud mitte kunagi meie ajaloos. Et jah, sa võid tunda midagi sellist, mingit sellist erilist spetsiifilist energiat või sagedust. Ja tea siis, et see energia või sagedus, mida sa tunned, see toob sulle sellise puhtama eluenergia, et siin on see lause, et see valgus ei pimesta, ta toob solaarse sümbioosi, mis tähendab, et kogu elav olemus sünteesib seda valgust enda sees puhtaks eluenergiaks.
et võib-olla siis ongi siin, tuli ka see soovituskaart sellel nädalal, et hoolitse enda eest, paku endale kõike head sellel nädalal ja poputa iseend. et võib-olla siis ongi siin see sõnum, et sellel nädalal on see väga oluline, et sa leiaksid selle puhta eluenergia. Ja et nendes spetsiifilistes sagedustes energiates siis hoida seda eluenergiat. Aqua sinine vikerkaarepäike. Ja tuleb ka läbi selline sõnum, et päike on olulisel kohal sulle sellel nädalal. Ja selline valgus ja energia, et katsu siis sellist päikesevalgust kusagilt saada. Ma tean, et praegu on see võib-olla keeruline, on ju. Aga kui vähegi võimalik, siis päevavalguses olla, et isegi kui päikest ei ole, siis et liikuda päevavalguses. Et see päikesevalgus aitab tõsta sinu sagedust. Vot sellised sõnumid tulid siis vähile. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Olen selle eest väga tänulik sulle. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Lõvi, vaatame siis, mis sõnumid on sinule uueks nädalaks ja mida kaardid soovitavad. Ja esimene kaart siin tuli mõõkade kuningas ja siis tuli tagurpidi kaardipakist välja. Ja see on selline segadus ja ebaselgus. Ja selline rutiini puudus. Et see kaart soovitab sul väga tugevalt siin sellel nädalal järgida sellist rutiini ja väga targalt teha otsuseid ja valikuid. Ja kui sa tunned sellist segadust, siis astu samm tagasi, võta endale hetk ja lase asjadel settida. Et selline tasakaal on vaja leida. Et millegipärast on see sõnum oluline sellel nädalal. Ja kohe edasi siin on müntide rüütel. Ja see on samuti selline rutiinikaart, et sellel nädalal lõvil on väga olulisel kohal on selline rutiin. Leia endale selline rutiin ja hoia sellest kinni. Jõud ja sihikindlus loovad kindla aluse elus, on siin selle kaardi sõnum. Et vaja on olla sellel nädalal selline sihikindel ja leia endasse jõud. Järjekindlus on samuti väga olulisel kohal sellel nädalal, et kui sa millegiga alustad, siis vii see ka lõpule. Ära jäta asju pooleli. Ja karikate 5, see on selline natukene negatiivse energiaga kaart, selline kaotuse kaart, aga samas see ei ole nagu lõplik kaotus, siin kaardil on karikad, 3 tükki on pikali ja 2 tükki on veel püsti, et sa justkui ei näe midagi, neid võimalusi, mis sul siin veel on olemas. Et kui tulebki sellel nädalal
siin mingisuguseid selliseid justkui nagu kaotuse momente või mingeid muresid või mingeid muutuseid, siis tea seda, et see ei ole nagu lõplik, et kõik ei ole veel läbi. Ja kaardi sõnum siin on ka, et su mure on suur, aga elu ei ole veel läbi. Et ära mõtle üle ja iga kaotus ei ole alati lõpp. Et ära keskendu kaotusele. Ja nädala soovituskaardiks tuli maagikaart. Ja see ütleb väga tugevalt siin, et sul on sellel nädalal olemas kõik, et midagi saavutada siin, ükskõik mida sa soovid siis saavutada, teha oma elus, et sul on olemas kõik ressursid. See on väga tugev manifesteerimise kaart samuti, et sellel nädalal on sul väga tugev selline manifesteerimise võime ja jõud olemas. Siin on lause ka, et kogu universumi jõud on minu käeulatuses, ma pean vaid endasse uskuma. Kaardi soovitus siin siis ongi, et usu endasse väga tugevalt sellel nädalal. Et sinus on olemas see maag, kes suudab luua kõike, mida sa soovid. Ja sageduse kaardipakist tuli sulle selline kaart ja see kaart tuli minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, tuli ka jäärale. Ja ma natuke loen sulle seda sõnumit siin. Delfiini heliplasma valgus. Ma aktiveerin delfiinide sofiaaniliku helilainelise südamekeele ja kilpkonna koodid, jumaliku heliarhitektuuri iidsed väravahoidjad, mis pärinevad Sofia magnetilise südametoonidest. Delfiinide, vaalade, merikilpkonnade, merihobude ja teiste kõrgsageduslike mereolendite poolt kiiratavad plasmasagedused edastavad valguskoode maa ookeanidesse, ankurdades galaktilist mälu ja tervendades planeedivõrke. Sonoluminestentsi kaudu loob heli imelisi valgusvälgatusi vees, millega nad süütavad kristallilise teadlikkuse üle kogu maa vete. Austraalia Queenslandi rannikualad hoiavad võimsat sõlmpunkti, kus kilpkonna koodid ärkavad. Need merikilpkonnad toimivad iidsete väravahoidjatena, ankurdades galaktilisi ülekandeid maa ja vee vahele. Ja selle kaardi sõnum siin on see, et delfiinid ja merikilpkonnad, nad liiguvad harmooniliselt oma keskkonnas ja see kaart kutsub sind samuti seda tegema, et leia enda sees selline rahu ja voolavus ja usalda elu. Ja kuula oma südant ja oma intuitsiooni. Ja jah, nagu ma ütlesin, et luba endal voolata, usalda elu voolamist, nii nagu veeloomad liiguvad hoovustega kaasa. Ja siis on siin see lause veel, et Austraalia Queenslandi rannikualad hoiavad võimsat sõlmpunkti, kus kilpkonna koodid ärkavad. Et võib-olla on kellelgi seos Austraaliaga ja võib-olla on kellelgi siin mõte minna Austraaliasse. Mingi seos kellelgi Austraaliaga. Et kui see
sõnum sind kõnetab, see Austraalia, siis sa võid mulle siia video alla märku anda sellest, et huvitav oleks teada. Aga jaa, need delfiinid ja merikilpkonnad sellel nädalal on siis sinu jaoks olulised. Ja lõvi, kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Neitsi, ja vaatame siis, mis sõnumid on sinule uueks algavaks nädalaks ja mida kaardid soovitavad. Ja esimeseks kaardiks on siin karikate 7 ja see kukkus kaardipakist välja tagurpidi. Ja karikate 7 on selline illusioonide kaart ja valikute kaart ja tagurpidi. See kaart räägib sellistest halbadest valikutest ja ka selliste valikute ja võimaluste puudumisest. Et sellel nädalal see kaart hoiatab sind selliste halbade valikute eest ja otsuste eest, et väga hoolega mõtle ja kaalu, kui sul on vaja teha mingeid otsuseid, valikuid ja ära ole nagu liialt seal pilvede peal. Ära fantaseeri liigselt ja sellised illusioonid samuti. Ja hoia oma pea selline selge. Ja siin kaardil ongi ka lause, et ära lase illusioonidel oma otsuseid juhtida. Et ära mõtle justkui midagi ilusamaks või paremaks, kui see on. Ja siis on siin edasi on kohe mõõkade kaardid, mõõkade 10. See on selline kaotuse energiaga kaart. Ja siin kaardil on lause, et minevikku ei saa muuta, puhka ja jätka uue jõuga. Ja see kaart räägibki siin seda, et kui siin on olnud midagi sellist rasket, et see on üldine lugemine, et kõigile ei pruugi see on ju siin resoneeruda, aga kui kellelgi siin on olnud minevikus midagi rasket, siis jäta see selja taha, et sa ei saa seda minevikku muuta. Ja kaart kutsub sind justkui nagu aega maha võtma, et jätkata siis sellise uue jõu ja energiaga. Ja kui sa tunned sellel nädalal sellist väsimust, siis samuti puhka, võta aeg maha. Ja siis on siin kohe edasi mõõkade 9 ja see on selline ülemõtlemise ja ärevuse kaart, et see kaart väga tugevalt ütleb, et ära muretse ja ära mõtle üle. Siin on lause ka, ära muretse maailma asjade pärast, vaid tegele enda eluga. Et selle kaardi soovitus või hoiatus selleks nädalaks on siin see, et ära muretse ja mõtle enda asjade pärast, mis nagu sinu elu ei puuduta otseselt, vaid tegele enda eluga. Ja nädala soovituskaardiks tuli kaart tugevus. Ja see kaart soovitab sul olla enda vastu siin sellel nädalal selline lahke. Ära ole enda vastu karm. Ja leia endas sellel nädalal selline sisemine jõud ja julgus ja enesekindlus, et sinus on see olemas kõik, et leia see lihtsalt ülesse.
ja kui sa kahtled endas, siis sellel nädalal on oluline nendest kahtlustest üle saada. Selle nädala märksõnad on selline julgus ja vaprus. Ja sageduskaardipakist tuli selline ilus kaart. Ma loen natukene ka, mis siin kaardi taga on. Mahigraali kuningas. Ma kannan igavese valguse krooni, mitte vallutuste läbi, vaid ühe seaduse eeskujul. Ma olen puhtuse kaitsja ja graali vereliini hoidja. Ma ei juhi jõuga, ma juhin tõe ja eetika kaudu. Tõeline kuningas ei valita häältega, tõeliseks kuningaks sünnitakse. Ta taastab selle, mis oli katki, ta sulgeb kurjuse, mis oli avatud, ta toob kaosest tagasi kooskõla. Ta on tõelise püha graali liini mehelik kaitsja. Tema kohalolek kutsub teisi tõusma, mitte järgima, vaid meenutama, kes nad tegelikult on. Meenutama oma sünniõiguslikke väge ja väärikust. Sa mitte ainult ei kanna krooni, vaid sa oled kroon. Sa oled Mahigraali kuningas. Et see kaart väga tugevalt toetab seda nädala soovituskaarti, seda tugevust. Et see kaart samuti soovitab sul leida endasse tugevus ja jõud siin sel nädalal, et millegipärast on see väga oluline. See kaart ütleb, et leia endasse väärikus ja jõud, mis tuleb sinu seest. Ja kellelgi võib siin sel nädalal, et siin tuleb läbi see sõnum, et keegi võib siin justkui taastada seda, mis on katki. Ja keegi võib nagu leida siin sellise tasakaalu sellel nädalal. Ja kaart kutsub sind väga tugevalt meenutama seda, kes sa tegelikult oled. Ja ära suru asju läbi jõuga, vaid läbi siis oma eeskuju. Ja ole sellel nädalal selline aus ja räägi oma tõde. Et selline tõeline, kuidas ma siis ütlen, nagu kuninglikkus tuleb sinu sellisest seesmisest olemusest. Et selline sõnum tuli siis Neitsile selleks nädalaks. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima. Vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Kaalud, vaatame, mida kaardid siis räägivad uueks algavaks nädalaks ja mida soovitavad. Ja esimene kaart on siin karikate kuus. Ja see on selline mälestuste ja nostalgia energiaga kaart. Et sel nädalal võib tulla siin kellelgi mingisuguseid selliseid meenutuse hetki, nostalgia hetki. Ja kellelgi võib tulla ka keegi tagasi, keegi inimene minevikust. Ja samuti võib siin lastega olla seoses midagi sellel nädalal ja lapsepõlvega. Ja sellel nädalal on oluline näidata teistele, et sa hoolid neist, oma lähedastele. Et see sõnum tuleb siit ka läbi. Ja siis on siin sauade 2.
mingisugused otsused ja valikud on vaja kellelgi siin teha sellel nädalal. ja vali siis julgelt, et ära jää toppama ja mõtlema liiga kauaks. Tee see otsus ära ja liigu edasi. ja keegi võib siin ka reisi planeerida või reisile minna. Mingisugused uued võimalused võivad siin kellelgi tulla. ja müntide kuninganna. Et see nädal võib tuua selliseid olukordi, kus sa pead olema selline tasakaalukas ja küps. ja samuti see kaart kutsub sind ka enda eest hoolitsema ja pakkuma endale sellist küllust, et enda keha eest hoolitsemine, enda vaimu ja hinge eest hoolitsemine on sellel nädalal olulisel kohal. ja siis nädala soovituskaardiks müntide äss. Selle kaardi soovitus siin on see, et võta vastu kõik pakkumised ja võimalused, mis sulle tulevad, et täiesti võimalik, et kellelgi võib tulla siin mingisugused uued algused, võimalused, pakkumised ja need on sellised tööalased, rahalised. ja kaardi sõnum siin on ka, et võtan vastu kõik, mis maailm mulle kingib. Et sellel nädalal on oluline siis võtta julgelt vastu need pakkumised, mis tulevad ja need võimalused. Et mingisugune tugev rahaline uus algus kellelgi tahab tulla. ja sageduskaardipakist hüppasid mul välja 2 kaarti. Ju siis oli see praegu oluline. Ma võtan siit esialgu selle kaardi. Tuli selline liblikakaart ja ma natuke loen, mis siin taga on. Püha liblikas. Ma muutun läbi kerguse, ma kehastan püha vabastamise kunsti, hingerännakut valgustumise ja kõrgema teadvuse suunas. Sind ei olnud kunagi loodud jääma samaks, sa oled loodud arenema graatsiliselt, loomuomaselt ja naturaalselt, inimlikest uskumustest ja arusaamadest veel kaugemale. Sa ei ole oma vanade lugude vang, sa oled püha liblikas, alati muutub, alati tõusev, alati vaba. Ja siit tuleb läbi sõnum, et siin sellel nädalal võta vastu kõik muutused kergusega. Muutumine on loomulik ja vajalik osa meie elus. Ja sa ei ole loodud jääma samaks, et muutus on elu loomulik osa. Et kui sa lubad endal lahti lasta vanast, siis saab tulla midagi uut ja paremat. Ja luba endal tunda tundeid. Ja sa oled oma teekonnal just seal, kus sa olema pead. Sa ei ole oma vanade lugude vang, et see sõnum tuleb ka siit läbi, et ära hoia minevikust kinni. Ja siis tuli selline kaart. Valge teemantkilp. Ma olen kaitstud kosmilise Elohei valge teemantkilbi poolt, mis pärineb akvamariinsete kiirte südame tiivatuumast ja on ümbritsetud kuldse
Merkava väljaga esimesest jumalikust loomemaailmast. See kilp ehitab su sisemist tuumstruktuuri ja maandab kahekordse teemantpäikese valguse, valmistades su keha ette täielikuks hingekehastuseks. Sa paned kokku oma DNA-s 144 keemilist harmooniat. Sa esindad jumaliku teemantkilbi prohvetlikku naasmist. Sa oled kaitstud ja häälestatud läbi kristallkaitse teemant rinnakilbi püha valguse rüü, mis on kodeeritud 7 tooniga Kara ja Sata A La. Ja siit tuleb läbi sõnum, et sa oled ühendatud kõrgemate jõududega ja sa oled kaitstud ja juhitud ja hoitud ja usalda seda kõrgemat plaani sellel nädalal, et millegipärast on hästi olulisel kohal see usaldus, elu usaldamine siis. Vot sellised sõnumid tulid siis kaaludele. Kui see sõnum sind kõnetas, vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Skorpion, vaatame, mida kaardid sinule siis uueks algavaks nädalaks räägivad ja mida soovitavad. Ja esimene kaart siin on sauade äss. Ja see on selline uute alguste kaart ja mingid head uudised võivad siin kellelgi tulla. Ja keegi võib alustada siin millegi uuega. Ja see uus on midagi sellist loomingulist. Ja kaart kutsubki sind asuma julgelt tööle. Ja see, mida sa siin alustad, et see toob sulle edu. Ja kui sul sellel nädalal tulevadki siin mingisugused väljakutsed, siis võta kõik väljakutsed vastu. Ja keegi võib täitsa võimalik, et sellel nädalal ka leida mingisuguse ande, avastada endas. Ja siis tuli müntide äss ja see on samuti uute alguste kaart. Ja see on just uued algused raha ja tööasjades. Ja selline turvatunne ja stabiilsus rahaliselt. Ja mul on tunne, et keegi siin manifesteerib enda ellu mingit uut algust, mis toob sellist rahalist stabiilsust ja sellist uut kirge. Mingi kirglik uus algus on tulemas. Ja kaart soovitab sul võtta vastu kõik, mis sulle siis pakutakse, kõik väljakutsed, võimalused, pakkumised. Ja siis on siin kaart surm ja surm on selline transformatsioon ja muutus, et see ei tähenda tarokaardipakis mitte midagi halba. Tegelikult ei olegi taropakis halbu kaarte. Ja jah, see on selline samuti uus algus, et mingi tugev uus algus kellelgi on siin tulemas. Kuna see on üldine lugemine, et siis kõigiga ei saa see resoneeruda, aga kellelgi on tulemas mingi uus algus, mingi suur muutus, transformatsioon. Midagi lõpeb ja midagi uut algab. Ja mingi vabastamine toimub siin kellelgi, mingi üleminek. Ja kaart kutsub sind ka lahti laskma ja vabastama vana. Et siis saab see uus tulla. Ja
nädala soovituskaardiks tuli selline kaart nagu Mõõkade 10 ja see on selline kaotuse energiaga kaart. Ja selle kaardi soovitus siin on see, et kõik, mis on olnud, jäta see minevikku. Et seda ei saa enam muuta, mis on olnud. Ja kaart kutsub sind puhkama ja võtma aega maha, et leida endasse uus jõud ja tugevus, et jätkata. Et võib-olla siis siin ongi see, et see uus algus, mis tahab tulla, saab tulla siis, kui sa jätad selle mineviku selja taha. Ja võtad hetkeks justkui nagu aja maha. Millegipärast on see sel nädalal see sõnum oluline. Ja sageduskaardipakist tuli selline kaart. Ja loen natukene, mis siin kaardi taga on. Plasma linna tervendusbasseinid. Ma puhastan oma keha kristallplasma veeks. Ma taastan jumalikud koodid oma DNA-s. Sind kutsutakse pühadesse plasma tervendusbasseinidesse elava puhta vee juurde, mis eksisteerib väljaspool moonutust ja sünteetilist sekkumist. Siin lahustub iga üleliigne kemikaal, toksiin või moonutus õrnalt sinu kehast. Elav plasma hingab su rakkudesse, joondades su aatomi struktuuri taas algse jumaliku disainiga. Iga sinu sees olev aatom ärkab taas, vibreerides allika valguskoodidega, mida ta kandma loodi. Tervene nüüd ja tervenda oma suurema hüvangu nimel. Ja väga tugevalt tuleb siin läbi see sõnum, et nagu see Mõõkade 10 soovituskaardina selleks nädalaks sulle siin ütles, et võta aeg maha ja puhka, et jätkata uue jõuga, siis see kaart siin ütleb sulle seda, et sellel nädalal on olulisel kohal tervendada end läbi vee, et vesi on väga olulisel kohal läbi vee. Sa saad tervendada enda keha. Igasugused veeprotseduurid, basseinid, kuna siin on need tervendusbasseinid, ma ei tea, siis spaas käimine või kuskil õues, kellel on võimalik käia basseinis ujumas, kas siis looduslikus või mittelooduslikus basseinis, et need on sellel nädalal väga kasulikud sulle. Ja ka muidugi saunad, basseinid ja looduslik vesi, kus sa saad siis sellel nädalal oma keha taastada, tervendada. Ja mitte ainult siis oma keha taastada, vaid ka oma emotsioone ja meeli saad samuti läbi vee tervendada. Ja samuti sellised emotsionaalsed valud ja traumakihid. Ja sellised valed mõttemustrid, moonutused, uskumused. Et mingisugune tugev muutus kellelgi tahab siin tulla. Ja selleks on vaja vabastada selline vana emotsionaalne valu ja traumad ja lahustada sellised mõttemoonutused ja valed uskumused ja korduvad mustrid, mõttemustrid siis. Et vaja on terveneda. Tuleb väga tugevalt läbi selline sõnum.
Skorpion, sellised sõnumid olid siis sinule selleks nädalaks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Hambur, siin on siis sinu kaardisõnumid uueks algavaks nädalaks. Ja esimene kaart, ülempreest rinna. Sellel nädalal on olulisel kohal selline sisemine tarkus, et see on sinu teejuht sellel nädalal. Selline intuitsioon. Ja usalda ennast samuti, et tuleb väga tugevalt läbi. Ja kellelgi võib tulla siin sellel nädalal keegi vaimne teejuht või õpetaja. Ja sa võid siin sellel nädalal ka saada selliseid vaimseid taipamisi ja uusi teadmisi. Ja samuti võib tulla selliseid tähenduslikke unenägusid sellel nädalal. Ja keisrinna. Ja see on selline emaliku energiaga kaart. Et see kaart kutsub sind olema sellel nädalal selline hooliv ja emalik. Ja loovus on sellel nädalal väga tugevalt esikohal. Kaart kutsub sind sellel nädalal tegema selliste tegevustega, mis on seotud siis loovusega ja loodusega samuti. Et selline ilu ja loovus ja loodus. Et selline väga armastav ja hooliv energia tuleb sellel nädalal läbi. Ja kellelgi võib siin ema olla väga tähtsal kohal sellel nädalal ja emadus, et siis kes on naised, kes on emad. Et sellel nädalal on oluline olla selline hoolitsev. Et selle kaardi sõnum on siin see, et sa lood oma elu ja oma maailma läbi sellise armastuse ja hoolivuse. Ja siis tuli üks väga ilus kaart, müntide 10. See on selline perekonna õnnekaart. Ja samuti ka selline väga hea rahakaart, et selline stabiilsus ja rahaline edu. Et sellel nädalal on siin hamburil on väga olulisel kohal tuleb siin välja peresuhted ja emadus, emaks olemine ja ka rasedus tuleb siin välja. Et kui keegi on siin lapseootel, et siis on oluline hoolitseda enda eest. Ja nädala soovituskaardiks tuli sauade kuningas. Soovitab sul leida endas enesekindlus ja see selline pool, kes on selline kartmatu ja täis energiat. Et see kaart kutsub sind sellel nädalal enda elu juhtima.
et ära jää ootama, et keegi teine teeks sinu eest otsuseid, vaid võta ohjad enda kätte. Leia enda selline enesekindlus ja ole eeskujuks teistele. Ja tee asju, mis sütitavad sinus sellise kire. Ja sageduskaardipakist kukkus välja 2 kaarti. Ja ma alustan siis selle kaardiga siin. Ja 4 elavat vaimulendit. Mu sees on maa tõeliste kaitsjate elav rakumelu. Ma tõusen 4 elavas vormis: lõvi, inimene, härg ja kotkas. Ma seisan 4 nurgas, hoian väravaid ja põimun pühade kristall-leegisammastega. Ja väga tugevalt tuleb siin läbi sõnum, et sul on sellel nädalal siin vaja leida tasakaal. Ja sul on vaja nagu justkui mingisugust sellist tugevat kaitset. Nii enda sees siis kui ka maailmas. Et puhasta oma mõtted ja hoia oma süda avatud ja hoolitse oma keha eest ja veeda aega looduses ja hoia oma suhteid lähedastega. Ja keskendu siis tasakaalule oma elus. Et nii hoiad sa end kaitstuna ja ühendatuna. Et sellel nädalal on see oluline. Ja siis tuli selline kaart. Ja ma loen natuke seda ka siit kaardi tagant. Indigo kristallseemne aatom. Ma naasen esimese helivalguseni enda sees. Ma äratan teemandi oma tüümuses, oma harknäärmes, allika kristallseemne. See on indigo kristallseemne aatom, mitte pelgalt sümbol, vaid sinu igavese olemuse algkood. See elab sinu tüümuses, Asura punktis, sinu kõrgema kristallsüdame peidetud väravas. See hoiab sinu jumaliku ülesehituse mälestust puutumatuna ajajoontest, traumadest või negatiivsetest tehisintellekti tehnoloogiatest. Sa ei vaja parandust, sa vajad taasühendust. See seeme tühistab kogu senise kahju, kosmiline empaatia ja tundlikkus taastuvad. Sinu seemne aatom ei olnud kadunud, ta ootas. Ja nüüd on sinu indigo kristallseemne. Ja nüüd sinu indigo kristallseemne aatom ärkab. Et sa vajad taas ühinemist enda südamega. Ja selline empaatia ja kaastunne ja intuitiivsus on oluline. Et see kaart räägib, et see kaart kutsub sind ärkama oma kõrgemale olemusele ja meenutama, et sa oled osa suuremast allikast. Et see kaart ütleb, et sa vajad sellist taasühendust oma südame ja hingega, oma tõelise olemusega. Et kui sa seda teed, siis see juhib sind sinu sellise kõrgema teekonna poole. Vot sellised sõnumid tulid siis Hamburile ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kui sa ei ole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis kutsun sind seda tegema ja vajuta kellukese nuppu, olen sulle selle eest väga tänulik.
aga mina tänan ja kohtume juba järgmises videos. Kaljukits, vaatame siis, mida kaardid sinule selleks uueks nädalaks räägivad ja mida soovitavad. Esimene kaart on siin müntide kuus ja see on selline andmise energiaga kaart. Ja sellel kaardil on siin sõnum, et teisi abistades jää ise ausaks ja hoolivaks. Et sel nädalal on olulisel kohal siin teiste aitamine ja abistamine ja selline lahkus ja heategevus. Et keegi võib siin sind aidata sellel nädalal või sina ise aitad kedagi, toetad kedagi. Ja võib ka keegi mingisugusest kogukonnast siin kedagi aidata. Mingisugune abi jagamine. Ja võib tulla ka kellelgi mingisugune kingitus. Ja ka mingisugune väike selline rahaline abi või toetus. Ja mõõkade 7. Sellel nädalal on oluline mõelda ette asju ja planeerida. Ja see nädal on ka vaja olla selline kaval ja nutikas. Selline strateegiline ja ka leidlik mingites asjades. Ja siis tuli karikate 8. Et sellel nädalal on vaja jätta siin kellelgi maha midagi, mis ammu enam sind ei teeni. Midagi on vaja lahti lasta millestki vanast, mis ammu sind enam ei teeni. Ja kellelgi võib siin tulla ette ka reisimist, keegi võib minna reisile. Ja jah, see on selline edasiliikumise kaart, et milleski on vaja elus edasi liikuda. Ja siin on sõnum, et sul on kõik, et olla õnnelik. Märka siis sellel nädalal neid asju, mis su elus juba olemas on ja mille ees sa oled tänulik. Ja nädala soovituskaardiks tuli müntide kuningas ja see on selline turvaline ja stabiilse energiaga kaart. Et sellel nädalal on oluline olla selline praktiline ja tegutseda järjekindlalt, et edu tuleb sellise kannatlikkuse ja tööga. On selle nädala sõnum. Ja rahaliselt ka selline ära kuluta sellise tühja tähja peale. Hoia oma raha targalt. Ja ole selline vastutustundlik ja võta vastutus oma valikute eest. Ja ära kiirusta. Ja sageduskaardipakist tuli selline kaart. Ja ma loen natukene, mis siin kaardi taga kirjas on. Valge rubiinpärli aktiveerimine. Ma äratan endas jumaliku pehmuse, armu ja kosmilise kahjutuse sageduse.
ma kutsun endasse valgete kuningannade ja punaste kuningate aktiveerimise ning lase muistsetel puhtuse ja väepärlitel taas tõusta oma veres. Valge rubiinpärl on püha päikeseline Kristuse ühinemine käbinäärme ja ajuripatsi vahel, käivitades valguskeha solariseerumise, teisenemise kuuteadvusest päikeseteadvuse läbi aukroonirüüde. See kaart kutsub sind avama enda uutele kogemustele. Ja see valgete kuningannade ja punaste kuningate aktiveerimine. Et siit tuleb läbi sõnum, et leia sellel nädalal tasakaal nais- ja meesenergia vahel. Ja samuti kutsub see kaart sind leidma sellel nädalal sellist sisemist tarkust, mis on sinus alati olemas. Ja kellelgi võib siin mingisugune tervenemine sellel nädalal toimuda. Midagi seoses vereluude ja organitega võib mingi tervenemine toimuda. Millegipärast tahab siit see sõnum läbi tulla. Vot sellised sõnumid tulid siis Kaljukitsele selleks nädalaks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Olen selle eest väga tänulik ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Veevalaja, siin on siis sinu kaardisõnumid uueks nädalaks ja vaatame, mida kaardid soovitavad. Ja esimene kaart on siin tugevus. Ja see kaart kutsub sind olema sellel nädalal enda vastu selline lahke ja hell. Ja vaja on leida sellel nädalal samuti ka selline sisemine jõud ja julgus, et millegipärast on oluline sellel nädalal olla selline julge ja enesekindel. Ja kui sa kahtled endas, siis sellel nädalal on väga oluline sellest enesest kahtlemisest üle saada või üle olla. Ja siis on siin hierofant ehk ülempreester. Ja see on selline traditsioonide kaart. Traditsioonilised väärtused ja usk ja õpetamine ja haridus. Et sellel nädalal võib siin olla kellelgi mingi seos selliste traditsiooniliste institutsioonidega, kas koolid või haridus või midagi sellist. Ja võimalik, et kellelgi tuleb siin teha mingisugune otsus, kus siis jälgida sellist moraali ja eetikat. Et see nädal võib tuua vajaduse järgida selliseid reegleid ja tavasid. Ja võimalik on ka mingisugune õpetamine ja õppimine ja mentorlus ja keegi võib siin kedagi juhendada. Ja selline koostöö on samuti sellel nädalal oluline. Ja müntide 4. Et sellel nädalal siin
võid sa hoida millestki või kellestki nagu kramplikult kinni. Et selline omanditunne on märksõna. Ja rahaliselt samuti sa võid siin koonerdada ja kokku hoida. Et selline rahaline turvatunne on justkui nagu oluline sulle siin sel nädalal. Ja selline kontrollivajadus samuti tuleb siit läbi. Ja nädala soovituskaardiks tuli müntide poiss. Ja see kaart soovitab sul sellel nädalal igasugustest võimalustest kinni haarata, et mingid uued algused on siin kellegi poole teel ja mingid head uudised. Ja võta siis nendest võimalustest kinni. Ja see nädal on hea aeg ka oma eesmärkide planeerimiseks ja uute asjade õppimiseks. Ja sellise nagu vundamendi ladumiseks on väga hea nädal. Ja ole sellel nädalal sellise avatud meelega ja sea endale siis sellised kindlad eesmärgid. Et millessegi investeerimine on sellel nädalal olulisel kohal. Ja sageduskaardipakist tuli selline ilus kotkakaart. Ja ma loen natukene, mis siin taga on. Kuldse kotka kaitse. Ma olen kaitstud kuldsete hoolekandjate tõe poolt. Ma taastan oma suveräänsuse ja oma hinge taevad. Minu kaudu naaseb vabaduse hingus. Ma kannan serafiimide koode ja tõeliste linnurassiliinide mälestusi. Et sellel nädalal on oluline vaadata olukordi enda elus nagu justkui kõrvalt, et näha, mis sind toetab ja mis mitte. Ja liigu edasi teadlikult. Ära lase liialt end mõjutada segavatest asjadest ja usalda oma sisemist jõudu. Ja tee otsuseid kindlalt. Ja kaart annab ka väga tugeva sõnumi, et sa oled kaitstud. Ja kui sa siin sel nädalal näed kuskil kotkast, kotka sümbolit, siis tea, et sa oled kaitstud ja hoitud. Vot sellised sõnumid tulid siis veevalajale. Ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka oma kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Aga mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Kalad, siin on sinu nädala kaardisõnum. Vaatame, mida kaardid räägivad ja mida soovitavad. Ja esimeseks kaardiks siin on karikate kuningas. Tuleb läbi selline sõnum, et sellel nädalal on olulisel kohal olla selline armastav ja kaastundlik ja selline emotsionaalne küpsus on oluline. Ja kuula oma südant ja näita teistele oma lahkust. Ja kellelgi võib olulist rolli mängida sellel nädalal selline tundeline meesterahvas, kes on selline hooliv ja tark ja selline tasakaalukas.
ja siis on siin kuukaart ja kuukaart on selline illusioonide ja unenägude kaart, et sellel nädalal võivad olulisel kohal olla unenäod, et läbi unenägude võivad tulla mingisugused sõnumid sulle, et ole siis tähelepanelik ja tõlgenda oma unenägusid ja tõlgenda neid siis nii, kuidas sina ise oskad, et kuidas sinu tunne ütleb, mitte siis läbi mingisuguste unenägude tõlgendamiste raamatute või millegi sellise. Ja siin kaardil on lause, et ma ei pruugi näha tervet teed, aga mu sisetunne viib mind samm-sammult edasi. Et oluline on sellel nädalal kuulata enda sisetunnet. Et sisetunne on olulisel kohal. Ja siis on siin kaart narr ja narr on alati sellised uued algused. Selline uute seikluste energia tuleb siit läbi sellel nädalal, kalad. Midagi uut on tulemas siin sellel nädalal kindlasti kellelgi, kuna see on üldine lugemine, siis kõigile ei pruugi see resoneeruda. Aga jah, selline spontaansus ja uued algused ja mingisugused seiklused on siin tulemas ja täitsa võimalik, et ka reisimine. Ja see kaart kutsub sind ka sellel nädalal võtma vastu kõik seiklused ja ole selline spontaanne sellel nädalal, et see on märksõna. Ja nädala soovituskaardiks tuli ülempreestrinna ja see on selline intuitsioonikaart. Et see intuitsioon tuli siin selle kuukaardiga ka väga tugevalt läbi, et sellel nädalal on siis millegipärast väga oluline kuulata enda intuitsiooni ja sellist sisemist tarkust ja vaja on olla selline emotsionaalselt stabiilne ja rahulik ja tasakaalukas. Ja ennast tuleb usaldada sellel nädalal, et see sõnum tuleb ka läbi. Ja samuti siin on ka selle kaardiga tähenduslikud unenäod, et ma ei tea miks, aga sellel nädalal on oluline osata oma unenägusid siis märgata, meelde jätta ja tõlgendada, et midagi läbi unenägude tahab sinuni tulla. Ja siin on lause, et minu sisemine tarkus on mu parim teejuht. Kuula oma sisemist tarkust sellel nädalal. Väga oluline sõnum. Ja sageduskaardipakist tuli välja 2 kaarti hüppas. Kellegil tulid veel need samad kaardid, ma enam ei mäleta. Et hästi huvitav. Ma alustan siis selle kaardiga siin. Ja siin on taga selline sõnum, indigo kristallseemne aatom. Ma naasen esimese helivalguseni enda sees. Ma äratan teemandi oma tüümuses, oma harknäärmes allika kristallseemne. See on indigo kristallseemne aatom, mitte pelgalt sümbol, vaid sinu igavese olemuse algkood. See elab sinu tüümuses, asura punktis, sinu kõrgema kristallsüdame peidetud väravas. Sa ei vaja parandust, sa vajad taasühendust. See seeme tühistab kogu senise kahju, kosmiline empaatia ja tundlikkus taastuvad. Sinu seemne aatom ei olnud kadunud, ta ootas ja nüüd sinu indigo kristallseemne aatom ärkab.
selle kaardi sõnum siin on see, et sa ei vaja parandamist, vaid sa vajad sellist taasühendust enda südamega ja enda hinge tõelise olemusega. ja läbi selle kasvab sinus selline empaatia ja tundlikkus ja armastus, mis siis juhivad sind sinu kõrgema teekonna poole. Et selline sisemine ärkamine on sellel nädalal olulisel kohal. Et see kaart kutsub sind ärkama oma kõrgemale olemusele sellel nädalal. Ja siis teise kaardina tuli selline kaart. Ja siin taga on siis sõnum 4 elavat vaimolendit. Mu sees on maa tõeliste kaitsjate elav rakumälu. Ma tõusen 4 elavas vormis. Lõvi, inimene, härg ja kotkas. Ma seisan 4 nurgas, hoian väravaid ja põimun pühade kristall-leegisammastega. Ja siin selle iga elemendi või tähendab ja selle iga vaimolendi juures on asukohad. Suur valge lõvi, siin on asukoht Lõuna-Prantsusmaa, Egiptus, Hawaii. Et kellegi jaoks võivad need kohad olulised olla või mingisugust rolli mängida. Kuldne kotkas, asukoht Iraak, Iraan, Püha sinine lehm, India ja Tiibet, mehe 4 nägu, Lihavõtte saar. Et need asukohad siis võivad mingisugust nagu rolli või sõnumit anda siin kellegile või mingit märki. Et selle kaardi sõnum siin selleks nädalaks on see, et sellel nädalal on vaja sellist tasakaalu ja sellist kaitsvat energiat. Et vaja on hoida end tasakaalus nii enda sees kui ka välismaailmas siis. Vot sellised sõnumid siis tulid kaladele. Ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. Ja mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos.